Tehingus peab andma midagi, et midagi vastu saada. Ja see, kui palju sa saad, oleneb sellest, kui palju sa toodad. Läbi aja me õpime ja see kogutud teadmine tõstab meie elustandardit. Seda kutsume me produktiivsuse kasvuks. Need, kes on leidlikud ja töökad, tõstavad oma elustandardit kiiremini kui need, kes on hetkes rahul olevad ja laisad. Aga see ei pruugi olla tõsi üle lühikese ajaperioodi. Produktiivsus on oluline pikas perspektiivis, aga krediit on oluline lühikeses vaates. Seda seepärast, et produktiivsuse kasv ei kõigu kuigi palju, seega ta ei ole suur majanduskõikumisi mõjutav jõud ega majandust edasi viiv jõud. Võlg aga on, sest võlg laseb meil tarbida rohkem, kui me tootlikkus lubab just siis, kui meil seda vaja on. Ja sunnib meid tarbima vähem, kui meie produktiivsus lubab, siis, kui seda tagasi maksma peame. Võlakoguste kõikumised toimuvad kahes suures tsüklis. Üks võtab umbes 5–8 aastat ja teine võtab umbes 75–100 aastat. Kuigi enamik inimesi tunnevad kõikumisi, nad enamasti ei näe neid tsüklitena, sest nad kogevad neid liiga lähedalt. Päev päevas, nädal nädalas. Järgnevates peatükis astumegi tagasi ja vaatame neid kolme suurt jõudu ja seda, kuidas nad omavahel toimivad, luues meie majanduskogemused. Nagu mainitud, kõikumised produktiivsuse ümber ei sõltu innovatsioonist ja raskest tööst, vaid sellest, kui palju krediiti on saadaval. Kujutame korraks ette majandust ilma krediidita. Selles majanduses on ainuke viis oma kulutuste suurendamiseks suurendada oma sissetulekuid. Selleks aga pean ma olema produktiivsem ja tegema rohkem tööd. Suurendatud produktiivsus on ainuke viis kasvuks. Kuna minu kulutused on teise inimese sissetulekuks, kasvab majandus iga kord, kui mina või keegi teine on produktiivsem. Kui jälgime tehinguid ja joonestame selle välja, näemegi produktiivsuse kasvujoont. Aga tänu laenamisele on meil tsüklid. See ei ole tänu mingitele seadustele või reeglitele, mis on kuskil kirjas. See on tänu inimloomusele ja krediidi toimimisele. Inimestel on loomulik võimalikult lihtsa vaevaga püüda saada võimalikult palju hüvesid. Kohest rahuldust oma soovidele ja me ei kontrolli end üldiselt piisava emotsionaalse intelligentsiga. Tahame saada seda, mida tahame, kohe kui tahame ja seega laename. Mõtle laenamisest kui viisist kulutamine edasi lükata. Selleks, et osta midagi, mida endale lubada ei saa, tuleb sul kulutada rohkem kui teenid ehk üle oma võimete. Selleks tuleb sul sisuliselt laenata oma tuleviku minalt. Seda tehes lood sa tulevikus ajahetke, kus kulutad oma sissetulekutest oluliselt rohkem, et seda tagasi maksta. Väga kiirelt hakkab see välja nägema nagu tsükkel. Iga kord, kui laenad, loodki väikese tsükli. See on sama nii eraisiku kui majanduse kohta tervikuna. Krediidist arusaamine on üleöö oluline, sest ta paneb käima mehaanilise ennustatava sündmuste raja tulevikus. See teeb krediidi rahast erinevaks. Rahaga lahendad tehinguid. Kui sa ostad rahaga näiteks baarmenilt õlle, saab tehing koheselt sooritatud. Kui aga ostad õlle krediidiga, on tegu justkui nagu baariarvega. Ütled, et lubad tulevikus maksta. Koos loote te vara ja kohustuse. Lõite just ühest kohast krediiti. Alles hiljem, kui sa baariarve tasud, kaovad kohustus ja vara. Võlg kaob ja tehing ongi sooritatud. Reaalsuses enamus, mida inimesed rahaks kutsuvad, on tegelikult krediit. Näiteks USA's on krediiti 50 triljonit ja raha vaid 3 triljonit. Pea meeles, ilma krediidita majanduses on ainus viis oma kulutuste suurendamiseks suurendada tootlikkust, aga krediidiga saab ka laenates oma kulutusi suurendada. Tulemusena on krediiti sisaldavas majanduses rohkem kulutusi ja see lubab sissetulekutel tõusta kiiremini, kui tegelik produktiivsus lühikeses perspektiivis seda lubaks. Aga see ei toimi pikas perspektiivis. Ei maksa valesti aru saada. Krediit pole tingimata midagi halba, mis ainult tsükleid põhjustab. Ta on paha siis, kui ta põhjustab ületarbimist ja seda ei suudeta tagasi maksta. Ta on aga hea, kui ta aitab efektiivselt ümber jaotada ressursse ning loob sissetulekuid nii, et laenajad saavad võla hõlpsalt tagasi maksta. Näiteks halb on, kui laenad raha, ostad suure teleka, see ei loo lisasissetulekuid võla tagastamiseks. Aga hea on, kui laenad raha näiteks traktori ostmiseks ja see traktor aitab sul paremini põldu harida ning rohkem raha teenida. Siis saad maksta hõlpsalt tagasi võla ja parandada ka oma elustandardit. Krediiti sisalduvas majanduses saame jälgida tehinguid ning näha, kuidas krediit kasvu loob. Ütleme, et sa teenid 100 000 ja võlgu ei ole. Oled krediiti väärt, et laenata 10 000, näiteks krediitkaardiga. Nii saad kulutada 110 000, isegi kui teenid ainult 100 000. Kuna sinu kulutused on kellegi sissetulek, teenib keegi 110 000 ja saab tänu sellele laenata 11 000. Tema saab seega kulutada 121 000.
kuigi ta teenib ainult 110 000. Tema kulud on omakorda kellegi sissetulek ja niimoodi tehinguid jälgides saame näha, kuidas protsess töötab ja tekib iseend võimendav muster. Aga pea meeles, laenamine tekitab tsükleid ja kui tsükkel läheb üles, tuleb ta kindlasti ka alla. See viib lühiajalise võlatsüklini. Aga lühiajalisest tsüklist juba järgmisel korral täpsemalt.